Tšau kõigile, mõnusat esmaspäeva. Mina, Kristin Õlvak, jälle siin. Ja täna ma tahaksin teile edasi anda seoses just selle sügise algusega ja sellega, et nii palju on ka uusi alguseid kindlasti koolide, lasteaedade näol ja lisaks ka jah, nagu ongi täpselt, vähemalt minul selline tunne, et võtaks selle asja, teeks veel selle asja, teeks veel selle asja. Et siin selle kõige juures meeles pidada seda, et tuleb võtta endale aega. Võtta endale aega. See on nii oluline. Et tooksingi siis võib-olla mõned näited. Mina olen enda elus muidugi pidanud ka õppima seda hiljem, et oleks pidanud võtma aega, aga nüüd ütleme, et teinud väga palju asju korraga, et käinud tööl, käinud samal ajal ka koolis ja muidugi siis iga õhtu ka trennis. Et see on olnud nagu aastaid tegelikult mul nii ja minule endale meeldib nii, et mul on väga palju erinevaid asju korraga, et kui mul on ühte sama asja väga palju, et see täidab mu terve päeva ära, siis ma tunnen, et ma väsin lihtsalt sellest ära, et minule sobib just see, et ma teen erinevaid asju ja see täidab nagu erinevaid külgi minus. Aga see on täpselt kuidas kellelegi. Aga selle juures ma olen nagu proovinud leida erinevaid viise, et kuidas siis ikkagi hoida seda, et ka mina oleksin pidevalt täidetud. Esmatähtsad on muidugi normaalne toitumine ja uni, et need kindlasti, aga mis on nagu aidanud mind veel, on olnud jooga nidra. Mul on olnud perioode, kui mul ongi see puhkuse aeg on olnud 10-15 minutit enne õhtust trenni iga päev ja et rohkem lihtsalt ei ole kuskil võtta seda aega, siis ma olengi teinud 10-minutilise jooga nidra ja tõesti soovitan seda teemat guugeldada, YouTube'ist vaadata. Allie Boothroyd on minul üks, kes mulle väga-väga meeldib YouTube'is. Et see jooga nidra on nagu siis selline jooga, kus sa sisuliselt hakkad magama jääma, aga sa oled ärkveloleku ja magama jäämise vahepeal. Et see on nagu selline õhkõrn piir. Ma tean, et üks inimene, kes väga algusaegadel proovis seda seisundit saavutada, tegi nii, et ta istus tooli peal, võttis võtmed kätte ja lõdvestus ja siis kui võtmed maha kukkusid, siis ta teadis, et siis ta oli magama jäänud. Et see on nagu täpselt, et ta siis nagu ärkas ülesse selle peale. Et see on nagu täpselt see õhkõrn piir ja seal on tegelikult ka öeldakse otse juurdepääs oma alateadvusele, ehk siis sa saad nagu täielikult lõdvestunud seisundis anda endale ka taotluse, et see on siis nagu üks viis. Teine oluline asi, ma arvan nende puhkuste juures, et vahel tundub, et ma natuke jõuan veel, ma võtan selle ühe asja veel, ma selle jõuan ka. Et siis nagu võetakse enne seda kõige viimasemat hetke, kui veel midagi jõuaks võtta, et siis lõpuks sa võtad selle puhkuse. Aga siis sul läheb nagu nii kaua aega, et jälle tagasi jõuda sinna, kus tegelikult energiatase võiks olla. Et palju mõistlikum on regulaarselt võtta neid puhkuseid. Kas see on siis sinu jaoks mingisugune, nagu see peab olema mingi tegevus, mida sina ülimalt naudid. Kas see on siis, et sa lähedki kohvikusse lihtsalt, kas sa lähed kinno, kas sa lihtsalt lähed metsa jalutama, mõne jaoks võib olla ka lihtsalt mingi trenn, et see ongi
noh, ülioluline, et nüüd kui mul endal on 10-kuune beebi, siis ma leian, et laste kõrvalt on see nagu veel eriti keeruline, aga seda enam eriti oluline. Et jah, et siis ongi see aeg, näiteks alustad sellest, et kord nädalas ma ei tea, tund aega ongi see, et noh, delegeerid enda ülesanded ära või siis tõstad need mujale ja lihtsalt teedki enda asja, et jah, et nagu nii oluline. Et siis regulaarselt ja muidugi üks viis, kuidas endal aega võtta, on ka tulla teraapiasse ja mina siis kolmapäeviti võtan vastu inimesi ja Pääskülas, nii et linnas täitsa ja saadki massaaži, kui sul on muremõtteid, saad neid jagada ja vaatame, kas leiame lahendusi või saame lahendada nende algpõhjuseid. Ja igal juhul jah, nüüd järgmine kord 1. oktoober, ootan sind väga, sest jah, selle nädala kolmapäev juba kinni, aga siis järgmisel nädalal, siis nüüd hetkel ülejärgmisel nädalal on vägagi kohad olemas ja ootan sind samamoodi, mis mul öeldi, et väga oluline, kuna YouTube'is on need videod, siis like'i ja subscribe'i ja no vot, aga igal juhul mõnusat nädalat sulle.